Tere tulemast kõigile ettevõtluspäeva järgmisesse sessiooni, kus me täna ajastule kohaselt räägime taaskord muutustest. Mina olen Anu Malnaarits Marketingi Instituudist ja meie tänane sessioon on plaanitud üles ehitada 3 osas. Kõigepealt meil on plaan rääkida tõepoolest muutustest ja rääkida muutustest sellel teemal, kuidas nendes olla edukas, aga mitte ainult. Kuidas seda teha nutikalt, kaasahaaravalt ja toetudes tänasele parimale praktikale, mida me maailmas umbes viimased 1,5 aastat ja natuke rohkem kõik kogenud oleme. Meie teine sessiooni pool on plaanitud rääkida seenekokteilidest ja võib juhtuda, et mõnel siit, jah, kahjuks mitte meie videovaatajatel, siin saalis olijatel tekib võimalus ka ise proovida, aga meie räägime seda lugu natuke laiemalt selles mõttes, et aru saada, mida sealt õppida on. Ja meie tänane 3. osa on plaanitud sellisena, et me teame, et meie kuulajate hulgas on inimesi, kes on osalenud meie bakalaureuse ja magistritööde konkursil. Ja täna on hea meel kuulutada välja selle aasta parimad tööd ja uskuge mind, see oli igati lugemisväärt kogemus ja väga rikkalik varasaak, mis me suutsime sealt välja võtta. Nii et selline on meie tänane plaan. Aga kõigepealt, kui me hakkame pihta teemal muutused või enne kui me hakkame pihta, siis ma igaks juhaks juhatan meie vaatajaid, see ei puuduta nüüd neid, kes te saalis olete, aga meie vaatajaid videost. Kui te tahate küsida, siis teil chatis on tegelikult see küsimus olemas, aga te peate minema Tallinna ettevõtluspäeva leheküljelt paar sammu edasi, jõudma YouTube'i. Ja sealt avaneb teile chati aken. Me hea meelega korjame kokku teie kommentaarid ja küsimused, aga olge kenad, teie siis jõudke sinna kohta, kus me saame teid kuulata ja näha. Aga nüüd räägime muutustest. 2020 hakkasid kohutavad muutused pihta meie kõigi jaoks. Ja täna on maailmas ju hästi palju uuritud seda, et kes nendes muudatustes olid edukad ja kes mitte. Ja seda te olete kindlasti siin ka täna kuulnud, kellel läks hästi, kes võitsid ja kes ei võitnud. Aga kui te mõtlete korra oma ettevõttele tagasi, siis millal oli viimane suurem muutus enne seda, kui see 2020 kohale jõudis? Teie enda ettevõtte jaoks, ükskõik siis millega te seotud olite. Kas oli 2019? Kas oli 2018, 2017, 16, 15 või kuskil veel seal ajaloo alguses? Hetk arvutamist. Ja nüüd, tõstke mulle käsi, kelle jaoks see muudatus oli vahetult enne seda, ehk siis umbes 2019. Saalis olijaid ei ole ja vaat nüüd ma ei tea, kui palju mulle YouTube'is lehvitab. Tõstke käsi, kelle jaoks see oli 2018. 2017. Ja 2017 ma näen 2 kätt, 2016. 2015. Väga hea. Meid on siin täna nii vähe, et ma kahjuks nende 2 käe baasil ei saa teha statistikat. Küll aga ütlevad targad inimesed, kes nüüd täna neid muudatusi uurinud on ja küsinud, et mismoodi me maailmas edasi peaksime elama ja mis asjadega arvestama, siis öeldakse seda, et edukad on need ettevõtted, kes suudavad ennast muuta keskmiselt iga 3 aasta tagant. Nii et kui teie enne 2020 tegite läbi suurema muutuse 2017, siis nüüd saate natuke siit pilgust edasi vaadata, et kohe varsti hakkab tekkima juba järgmise muutuse aeg. Kõik, kes te siin oma ettevõtlust planeerite, siis umbes seda 3 aastast tsüklit tasuks arvestada. Umbes 3 aastaga tuleb üks oluline muutus, millega tuleb hakkama saada. Meie koolitusvaldkonnas me oleme teinud ära hüpermuutuse. Me liikusime klassist Zoomi või Teamsi või Meeti või jumal seda teab kuhu, mis tollel hetkel olemas olid. Aga täna me seisame juba järgmise muutuse level. Ja me kogu aeg nuputame, kas me peame sellega tegelema või mitte. Ja see järgmine muutus on tegelikult see, et nüüd me ei räägi ju enam seda, et me oleme kas kohal või me oleme kodus, vaid nüüd me oleme täpselt nii, nagu siin praegu. Teie olete kohal ja need, kes meid ekraanil vaatavad, need on kodus.
ja me tegelikult kõik peame sellega hakkama saama. Ja see on kordades keerulisem kui see, kui kõik on kohal või kõik on kodus. Ja see on see järgmine suur pööre, mida meie näeme, aga kindlasti teie oma ettevõtmistes näete neid pöördeid. See 3-aastane arv oli huvitav. Ma lasin korra peast läbi meie enda ettevõtte kogemused ja meil oli täpselt see, nii kui teie tõstsite 2017 peale käe, siis oleks mina ka pidanud tõstma. Ehk siis umbes 3-aastane muutuste tsükkel tegelikult pädeb, kus sa peadki täiesti oma asjad ümber tegema. Nii et see on see esimene soovitus, mis ma soovitan kaasa võtta, ehk siis plaanige seda, et päriselt ka tulebki äri üle vaadata, mitte harvem kui 3 aasta jooksul või ümber mõelda, siis käite ajaga kaasas ja tõenäoliselt olete teistest edukamad, kes seda ei tee. Nüüd see järgmine asi, punkt number 2, mis muudatustest kaasa võtta, on tegelikult see, et kui me varem kõik juhtimiskoolitajad räägivad ikka sellest, kuidas muudatusi tuleb juhtida ja kuidas tuleb võidelda inimeste vastuseisuga ja sellest üle saada. Ja see on selline hästi klassikaline muudatuste lähenemise teooria. Siis tegelikult täna öeldakse seda, et teil ei ole enam seda luksust, et te võitlete kellegiga ja keegi on teie vastu. Täna need muutused on nii kiired, et kõik peavad kaasa tulema. Ja pigem te peate oma ettevõttesse planeerima muudatuste sageduse. Nagu meil, aastas korra, umbes augustis. Me ütleme alati, et siis on meil see aeg, kus me saame teha ära kõik muudatused oma tehnilistes süsteemides. Me saame vaadata üle, kas meil on see koolituskeskkond, kas me hoiame faile õigetes kohtades, kas me juhime projekte õigetes kohtades ja me teame, et iga aasta meil ei ole mitte see võimalus, aga meil pigem on kohustus vaadata läbi ja küsida, kuidas me asjadega kaasa tuleme. Võib-olla teie peate muudatusi tegema iga kuu, võib-olla te peate tegema iga kvartal või iga poolaasta, aga pigem harjuge selle rütmiga, et muudatused ongi tavalised ja nad toimuvad rütmis. Mitte see, et midagi suurt tuleb ja siis me oleme põmm pikali ja oleme üllatunud, et issand, kas me peamegi muutuma. Ehk siis leppige kokku see rütm, millal me oma äris teeme muudatusi, oleme valmis ja siis on tõesti teie enda arutada, mis tüüpi muudatus see siis on, mida me sellel hetkel tegema peame ja teha saame. Kolmandaks on mõte sellest, et edukad on need ettevõtted, kes oma muudatust ei tee nii, et alustame alguses ja lõpetame lõpuga täpselt nii, nagu see meil plaanitud on. Sest elu näitab seda, et nendes kiiretes muudatuste tsüklites on edukamad need, kes suudavad seal vahepeal ka kohaneda. Ja kui sa näed, et su organisatsioon kaasa ei tule või kui sa näed, et su kliendid kaasa ei tule, siis muuda ka jooksvalt seda plaani, mis sul on. Need on need faktid, mis ma teile, või teadmused, mis ma välja korjasin, on viimastest Harvard Business Reviewdest, kes on uurinud palju maailma edukamaid ettevõtteid ja üritanud aru saada, mille poolest need, kes on edukad, erinevad nendest, kes on vähem edukad. Nii et see ei ole minu enda isiklik teadmine, küll aga ma olen välja valinud sealt need asjad, mis mulle endale tundusid, et võiksid tänases hetkes korda minna. Nii et seesama asi, midagi ei juhtu, kui sa ei oska kogu plaani paika panna. Hakka pihta, sa saad sellega hakkama ja sul on muudatus tehtud. Mul tuleb praegu meelde üks meie konkursile saadetud, ma nüüd ei mäleta, kas bakalaureuse või magistritöö, kus kirjutati ettevõttest ja sellest, kuidas tal koroona ajal läks. Ja tagantjärgi tõdemus oli see, et kui koroona pihta hakkas, siis me otsustasime kõik koos, et me ootame ja vaatame, mis juhtuma hakkab. Oodati märtsis septembrini. Ja siis sai aru, et ei lähe endiseks tagasi. Selle aja peal olid teised juba pool aastat edasi läinud. Teistel kõigil olid selged oma uued elektroonilised lahendused, mängitud ümber tarneahelad, loodud uued tooted, need juba ka turule toodud, mis siis, et täiesti teistsuguses olukorras, aga nemad lihtsalt ootasid ja lootsid, et äkki läheb endiseks. Ja need on nüüd need ohukohad, mida me täna oleme kõik mõelnud, et ära jää ootama ja sul kunagi ei ole täiuslikku informatsiooni, vaid tulebki liikuda edasi. Nii et see oli 3., mis ma korjasin välja. Nüüd 4. Oli huvitav tõdemus, et aastal 2019 koostatakse ikka ju selliseid rahvusvahelisi riskihinnanguid.
ja 2019 oli rahvusvahelise riskihinnangu top 10 sees, mis? Keegi ütleb siit saalist? Vaikus. Oli sees see, et on risk, et juhtub ülemaailmne pandeemia. Läks täkki, jah. Aga kui palju me ette valmistanud selleks olime? Me mitte keegi ju ei suutnud seda kuidagigi mõelda, et me nagu päriselt peaksime selliste asjadega tegelema. Jah, ta on olemas kuskil meie riskihinnangutes. Ja kui keegi teist on mingis suuremas ettevõttes, siis täiesti kindlalt need on seal kõik olemas. Aga see, et me suudaks seda kuidagigi tõsiselt võtta ja kuidagigi mõelda läbi, et aga mis siis, kui, siis seda miskipärast organisatsioonides ei ole. Meile tundub see ulme, meile tundub, et see ei juhtu varsti. Nüüd see, mis see soovitus oli, siis soovitusena öeldi seda, et kui varem on need riskihinnangud olnud hästi komplekssed ja tunduvad, et nad on kuskil kaugel, et meil on keegi, kes sellega tegeleb, keegi, kes sellega mõtleb, aga me igapäevaelus ei pea sellega kokku puutuma. Siis selleks lahenduseks pakuti välja, et aga katsetage viisi, mille nimi on, inglise keeles on hea väljend, ma katsun eesti keelde ka tõlkida, kill my company. Tapa meie ettevõte. Ja kui ma võtan nüüd kõik oma tiimi inimesed kokku ja küsin, et kuulge, kui keegi tahaks meid hävitada, siis mida ta teeks? Ja uskuge mind, sealt tuleb väga palju tarkust ja tükke, mida me märkame. Mida märkavad kõik teie tiimi liikmed, kui te kuulate, aga mitte ainult. Mitte ainult tarkust, mida tuleks märgata, vaid ka tarkust selle kohta, et aga ma olen kogu aeg rääkinud, et me peaksime tegema nii. Ja need asjad hakkavad välja kristalliseerima, mis on päriselt olulised asjad. Ja see teadmine, mis varem oli, et kui asjad ei ole katki, siis ära puuduta, tegele nendega, mis katki on ja paranda, on tegelikult jõudnud tänaseks sinna, mis ütlevad, et ära oota, kuni läheb katki, vaid tee tugevamaks kohe praegu ja tehke seda koos. Seda Kill My Company või Hävita minu ettevõtte, seda lahendust on kasutanud üsna palju edukad organisatsioonid just nimelt selle mõttega, et olla tugevam ja erinevatele riskidele vastu seista. Ja hästi huvitav oli kuulda ka seda, et seda on kasutanud näiteks ka erinevad omavalitsused või piirkonnad. Et aga mis siis juhtub, kui keegi tahaks minu küla või minu omavalitsust või minu linna hävitada, mida me peaksime tegema, et olla tugevamad. Ehk siis seesama mõtteviis, kui te selle tööriistana korra läbi mängite, siis kindlasti võib anda nagu uust inspiratsiooni või mõtet. Nii, lähme edasi. Punkt number 5. Punkt number 5 ütleb seda, et kui me traditsiooniliselt oleme harjunud sellega, et me kuulame edulugusid, no nagu täna siin, jah, meil on kohe varsti plaanis rääkida ühest edukast loost, mille nimi on seenekokteilid, ja me oleme arvanud, et need edulood on ääretult head kohad õppimiseks. Ja nad seda ka on. Küll aga, kui jällegi tänasel kriisi ajal on need asjad ümber pööratud ja küsitud, et aga kui meil on vaja häid ideid, nutikaid ja teistpidi lahendusi saada kiiresti, siis kumb käivitab meid rohkem? Teise eduloo kuulamine või teise ebaeduloo kuulamine? Ja see vahe oli hämmastav. Ideid tuli oluliselt rohkem siis, kui me kuulsime, kui kellelgi läks midagi valesti. See pani meie mõttetööle, andis uust inspiratsiooni, andis uut hingamist ja tegelikult kõik said aru, et nendest samadest vigadest õpime me oluliselt rohkem kui edulugudest. Aga nüüd küsimus. Kas siin saalis on keegi, kes tõstaks käe ja ütleks, et ma tahaks teile rääkida ühe loo, mis oli äärmiselt piinlik? Ja, ma näen neid raputavaid päid, eks ju. Täpselt nii see ongi. Ehk siis, ma ei arva seda, et te täna siin rääkima peaksite, kuigi mul oleks tore neid kuulata ja meie kuulajatel kindlasti ka, aga see sama hetk, kui te olete nüüd juhi positsioonis, siis oma tiimis tehke ots lahti, siis nad saavad aru, et te olete inimene, te võite ka eksida ja tegelikult mõnel hetkel ongi piinlik ja kurb, et me ei jõudnud midagi, et me ei märganud midagi, asjad, mis meil olid meie silme ees ja me oleks pidanud reageerima.
ja tegelikult teised saavad aru, et nendega juhtub sama. See tähendab seda, et otsige võimalust jagada seda, mis läks valesti, selleks, et mõelda, kuidas leida jõuda uute ja ägedate ideedeni. Minu nimekiri hakkab varsti otsa saama ja sellega suhteliselt kiiresti lõpeb ka minu monoloog. Punkt number 6. Kõikide selle muudatuste juures, kui tundub, et me räägime sellest, et muutke oma ettevõtet iga 3 aasta tagant ja mõelge välja see muudatuste tsükkel, kuidas me tavaliselt muutume, ilma et üldse sellest mingist poliitikat või mingit nagu paanikat või eraldi küsimust tekitaksite, siis kogu selle asja juures tegelikult tuli välja ka see, et edukad on need ettevõtted, kes suudavad kokku leppida standardsed opereerimisprotseduurid. Mitte see, et me kogu aeg muutume ja me kogu aeg sahmime ja kõik asjad on kogu aeg lahti ja me päris täpselt ei tea, mis toimus või mis kus kokku lepiti. Ja see on, ma arvan, et see üsna kriitiline osa seal muudatuste tasakaalustamisel. Ehk siis, kui sa teed, siis jõua sinna välja, et kõik inimesed päriselt saavad aru, mis peale seda muutus, mis see protseduur on, mida tuleb nüüd teha teisiti ja tegelikult ka seda inimestele meelde tuletada ja kinnistada, sest see ei juhtu üleöö. Me ise oleme haridusvaldkonnas, me teame seda, et me väga palju anname edasi teadmisi, nagu siin ja praegu. Te noogutate, panete kirja ja homme hommikul mitut mäletate. Hea, kui mäletate, kirja panid ja kust lugeda on, eks ju. Ehk siis kõik need asjad, kus sa tahad mingit muudatust saada, on see, et sa pead praktikas harjutama. Ja sa pead vilumust looma, ehk siis sa pead korduvalt harjutama. Mu keraamikaõpetaja andis väga hea vihje. Ta ütles, et kui neile õpetati ülikoolis keraamikat, ja keraamikas on selline treimine, hästi spetsiifiline masinaga teed, siis nendele õpetaja ütles, et enne kui sa oled 50 asja valmis teinud, ei tohi sa mitte ühtegi asja panna põletusahju, sellepärast et see ei ole see tase, mida vaja on. Kui palju meil oma ettevõtluses on aega harjutada ühte liigutust 50 korda selleks, et tekiks vilumus? Ja see on see, mis tegelikult annab edu, ehk siis me oskame vilunult ja kiiresti teha neid uusi asju, milles me kokku leppisime. Ja 7. võib võtta tegelikult kokku sellega, et kõik inimesed peavad tulema su muutusega kaasa. Kui me varem arvasime, ja väga paljud teooriad tänaseni arvavad, et selleks, et ettevõttes muudatust teha, peab sul olema kaasas tippjuhtkond, ja siis peavad olema need sellised arvamusliidrid, formaalsed või vähem formaalsed, kuskil seal organisatsioonis, küll nemad juba augu pähe räägivad, et tuleb muutuda. Siis tänases kaasavas ja kiires muutuste ajatus on see, et sul ei ole kellelgi aega selle hierarhiaga töötada, et ootame nüüd, kuni liigub ühest kohast teise ja siis äkki tulevad kaasa. Täna on nagu pigem see, et palun mõtleme kõik koos, mis need muutused on, kuidas me koos liikuda saame. Aga see töötab ainult ühel eesmärgil või ühes kohas. See töötab siis, kui töötajad samamoodi arvavad, et need muudatused on vajalikud. Et neid tuleb teha, et nendega tuleb kaasa minna. Ja see ei ole midagi, mida pressitakse kuskilt ülevalt, et nii peab. Ja see on nüüd see koht, kus inimesed ise peavad arvama, et väga õige ongi kord aastas vaadata oma süsteemid üle või teha midagi muud seesugust. Ainult siis te saate nende muudatustega kaasa viia ja need päriselt ellu viia. Nii et kõik kaasa, mitte ainult juhid või lisaks juhtidele. Ja oluline on ka siis see, et kogu tiim peab aru saama, kuidas teil läheb. Et see, kui läks kehvalt, ma saan aru, juhil ongi piinlik, meil kõigil on hetki, kus meil seda on. Aga tegelikult ka see, et arutame koos läbi, mis läks valesti, mis oli see, mida me ei märganud, mis on see, mida me oleks pidanud nägema, mida me oleks pidanud kommentaar, mida me oleks pidanud võtma tõsisemalt. Me kuulsime, aga me ei reageerinud. Ja kui me need asjad ära jagame, siis me tegelikult liigume ühtlases tempos ja ühtlases suunas. Nii et need on need õppetunnid, mis ma lubasin teiega jagada. 7 tükki, mis mulle tundusid, et on olulised tänases hetkes, kui me oleme olnud selles muudatuste virvarvis juba üle 1,5 aasta ja tihti mõelnud, et lõpeks see ometi. Hea teadmine on see, et hakkab vast stabiliseeruma, kehvem on see, et ei lõpe kunagi. Ja kuskil seal vahel peame me nüüd olema edukad ja meil täna tasub õppida ikkagi nendelt, kes on hästi hakkama saanud, võtta nende paremad praktikad üle ja selle najal edasi liikuda. Aga nüüd, me muudame teemat ja mul on hea meel tutvustada siin Janek Albinit, kes esindab ettevõtet Chaga. Ja Janek
ole kena, sinu esimene ülesanne täna on teha meile seenekokteil. Seda me saame tehtud. Kui väike täpsustus, teeme täna seenemokteili, ehk siis siin on põhikomponent on chaga eliksiir, mis on siis teatavasti musta pässiku baasil tehtud ja must pässik on siis seen, kes kasvab puu peal. Ja mokteili teeme selles mõttes, et mokteilid on siis alkoholivabad kokteilid. Et sellega saab kindlasti kodus igaüks hakkama. Ja ma pärast räägin selle looga juurde, aga retseptid ma osalejatele juba jagasin ka lahti ja tegelikult nagu ikka, nii kokteilide puhul on see, et retseptis näpuga järge ajada on hea, aga improvisatsioon kuulub ka asja juurde. Nii et meie täna valmistame siis mokteili, mis on, meie oleme selle nimeks saanud Chaga Black and Berry, mis on siis Black Curranti ehk siis mustasõstra eliksiiri baasil. Ja käib väga lihtsalt, paneme siia chaga mustasõstra eliksiiri. Kes tahab, võib lisada ka jääd, et oleks see jook natukene värskendavam. Paneme siia eliksiiri. Siis natukene maitse lisamiseks on meil rabarberi maitseline siirup, et vaatasime, et sellega see asi on veel parem. Paneme seda siia. Ja siis lisame kas mulliga või mullita vett, kuidas maitse on, kuidas kellelegi sobib. Ja natukene ka laimi juurde. Nii, ja kas meil on ka juba mõni kandidaat publiku hulgas, kes tahaks ka proovida seda? On meil siin? Üks vabatahtlik on olemas. Nii, aga siis ma ulatan siin publikule joogi ja ole hea. Ja nüüd sa pead vist oma nägu nii pöörama, et kui sa proovid ja tundub... Ja mis nägu näha on? Ja meie chagas ütleme chaga. Seda ta on, me teame seda väga hästi, aitäh. Suurepärane, sa võid selle klaasitäie endale jätta. Ja no näed teised, julge hundi rind on rasvane, teie saate kodus järgi proovida. Aga Janek, räägime nüüd natuke lähemalt sellest kokteilist. Chaga äri ei ole ju oma loomult kokteili äri. Kuidas te kokteilideni jõudsite? Jah, see on õige, et chaga eliksiirid valdavalt siis inimesed tarbivad külmadel kuudel, võib öelda siis sügisest kevadeni, kus inimesed tahavad oma immuunsüsteemi turgutada ja siis klassikalises mõttes meie chaga eliksiiri siis tarbitakse siis sellist nii-öelda šottidena 1-2 pitsi päevas, kuidas keegi soovib. Ja meie tegelikult selle suvise madalseisu pealt hakkasime siis oma tiimiga mõtlema, et kuidas me saaksime seda ühtlustada eelkõige. Kuidas suvel ka eliksiiri oleks võimalik müüa. Ja meil on väike tiim ja mul on hea meel, et veel endiselt selline start-upilik lähenemine, et kuigi me oleme 7 aastat ettevõtte on juba tegutsenud, siis ikkagi sellised uued ideed proovitakse nagu läheneda sellise uue nurga alt. Ja tiimiga sellist ajurünnates otsides siis mõtlesime, et aga see oleks tegelikult ideaalne komponent, mis sobiks sellise värskendava joogi sisse. Ja kui me mõtlesime seda, et alkoholivabade jookide nii-öelda turg ju kasvab, me teame kõik alkoholivabade näiteks õllede valik on väga oluliselt laienenud, nende kvaliteet on paranenud, järjest rohkem inimesi, kes võib-olla mingil seltskonnaüritusel helistavad alkoholivaba kokteili nautida. Ja vanadest kas lihtsalt mahla või mullivee jooksmist on juba tüdinenud. Ja siis me mõtlesime, et võiksid olla mokteilid see lahenduseks. Ja me lähenesime siis selliselt, et tegelikult me kutsusime siis Heinari ja Kristo, kes on tipptasemel baarmenid ja palusime neil võtta aluseks meie eliksiirid ja teha meile siis nii-öelda näidata, kuidas seda siis saaks väga heades maitsvases jookis kasutada. Ma küsin korra veel, et enne kui te nüüd, mis te seal veel laual oli? No, et te ei tulnud ju kohe selle peale, et hakkaks kokteile tegema. Mida te veel mõtlesite või mille vahel te kaalusite?
no laual oli ka veel mõnes mõttes ikkagi joogi poolt, aga siis kas need on karastusjoogid või mingid muud joogid, aga ka meie nii-öelda seadmepark ei toeta praegu seda, et meil ei ole seda võimalik, et me siis jõudsime ikkagi selle ideede välja selekteerimisega, et kuidas me saame olemasolevat toodet nii-öelda ära kasutada. Et siis me jõudsime nii-öelda mokteilide juurde. Okay. Ja siis mu teine küsimus on see, et kui mina seda ideed kuulsin, siis ma ütlesin väga äge, ja see toetus sellele, ja ma jällegi ei mäleta, kas see oli VGSN või kuskilt tuli see välja, et vot New Yorgis täna enam tavalised kokteilid või mokteilid ei müü, et mida erilisem, seda parem, et pane sinna sisse siis kadakamarja või mis, ma isegi ei mäleta, kust see ideetükk tuli. Kui palju te jälgisite trende ja kuidas te seda teete, enne kui te seda otsust teete? Noh, mina reageerin ühele signaalile, aga kuidas teie seda tegite? See trend, nagu ma ütlesin, ja nagu sa välja tõid, see kindlasti oli üks, mis me silmas pidasime. Teiseks, kuna me müüme päris palju eksporti ja kui me võtame ka selliselt, et meie ekspordikliendid on näiteks Araabia maad, et siis seal oleks kindlasti see trend veel võimenduks, see toetaks ja me saaks oma klientidele täna saame juba öelda, et meie eliksiiridel, mida klassikaliselt müüakse ka loodustoodete poodides, tervisetoodete poodides, et sellele te saate pakkuda oma klientidele nii-öelda lisa sellise tarbimisvõimaluse, lisaärivõimaluse võib öelda sellisena. Et kindlasti oli ka see meil nii-öelda väga tugevalt kaalumisel. Väga hea. Siis see teine teema, millest me enne rääkisime, oli see, et teil oli mingi plaan, eks ju, te võtsite võib-olla natuke võib rääkida, et kes need inimesed on, kelle te võtsite, mis teil see plaan on ja kuidas see ellu läks? Ja mis olid need korrektuurid, mis te seal tee peal tegema pidite? Kõige enam tooks välja, et tegelikult see protsess oli päris lõbus. Et kui Kristo ja Heinar olid need kokteili ideed valmis teinud. Kes need Kristo ja Heinar on? Nemad on tegelikult ka Butterfly launch'i pidanud ja eluaeg paarinduses töötanud, nii et võib öelda, et väga mitmel korral nagu pärjatud tippbaarmenid võib öelda. Nii et me selles valdkonnas tõelised eksperdid palkasime ja kui nad tulid meile oma sellist pikka nimekirja presenteerima, siis me tegime need kontoris läbi, nad tulid meile neid valmis tegema ja meil oli töövestlusel üks kolleeg, kes oli samal päeval ja siis me kutsusime ka ta ühinema meiega ja siis oli kohe öelda, et meil ettevõttes ongi kõik päevad sellised. Aha, okei. Aga tegelikult oli nii, et kui ma õigesti mäletan, siis praktiliselt kõik retseptid, mis Kristo ja Heinar välja käisid, nad olid nii head, me hakkasime hääletama, siis me vaatasime, et nad saavad kõik maksimumpunkte, nii et me võtsime nad praktiliselt kõik kasutusse. Mis see teile kasutuse võtmine nüüd tähendab? Seda, et te tegite selle kena materjali, eks ju, aga mis see veel tähendab? No see tähendab ka seda, et tegelikult me järjest rohkem nüüd eelkõige harime oma kliente, et restoranid, spa-keskused, et nemad ka näeksid seda võimalust, et seda toodet on võimalik ka sellisel kujul klientidele pakkuda. Ja eelkõige see on, et meil on müügimaterjalid ja meie müügipersonal siis teeb selle nimel tööd. Ma saan aru, et enne te müüsite ikkagi oma tooteid valdavalt jaekettides ja tõenäoliselt mingites tervisepoodides. Ehk siis, et baarmanid ja spaad ei kuulunud kuidagi teie klientide hulka või kuulusid varem ka? Tõenäoliselt mitte, jah, ma arvan, et me ei olnud esimene valik neil selles suhtes ja nüüd me tahamegi seda muuta, et nad näeksid ka, et Chaga eliksiir võib olla üks komponent ja võiks olla ideaalis iga nii-öelda baari või restorani riiuli peal, kus saab seda kliendile pakkuda. No mis nägu need baarmanid teevad, kui te lähete sinna kohale ja ütlete, et nii, et nüüd mul on, ma ei tea, palju neid retsepte on, 9 või 10 meil või 10 neid, jah. Niisugune igavene pikk joru, eks ju. Et tervist, et teil siin nüüd õhtuti tõenäoliselt juhtub mõnikord ka nii, et satub selline minusugune klient, kes ütleb, et alkoholi ei taha ja tehke midagi erilist ja suhkrut ka ei taha, eks ju, et no pange midagi kokku. Ja siis, et mis te arvate, et kui te võtate nüüd oma sellise 10 retseptiga raamatu, ütlete, et palun valige mida siit, et me paneme sinna seene sisse, et no kuidas see baarman suhtub asjasse, kas ta plaksutab käsi, ütleb nii tore, ma saan panna musta pässikut, mille puhul vist enamus maailm isegi ei tea, mis asi see on või? Et kuidas see reaktsioon neilt on? Jaa, ega see kohe ju maailma ei valluta sellega, et see tulebki step by step. Reaktsioon pigem on olnud positiivne, just selle poole pealt, et ahaa-momenti on väga palju. Ja teistpidi ka positiivne, et nagu ma ütlesin, et pakkuda midagi tõesti uut.
et see uus lähenemine on see, millega ikkagi ütled, me vähemalt kaalume, et proovime, vaatame, kuidas klientidele meeldib. Ja tegelikult lihtsustamiseks me ka natukene nii-öelda ka turunduslikus mõttes pakume tuge, et panime ka nendele kokteilide sellised nii-öelda kõlavamad nimed natukene, et oleks ka huvitavam menüüs, näiteks Radio Chaga ja Lady Chaga on meil ja nii edasi, et sellist ka natukene sõnamängu, mis siis jälle tõmbab tähelepanu. Väga äge. Ja see tähendab seda nüüd, et te olete menüüdes sees juba või te olete selles protsessis, et te üritate sinna menüüsse veel saada? Osadest restoranidest saab, Tallinnas peaks Ülo restoranist saama neid tellida, Lõuna-Eestis mõnes spaas juba, nii et kui me alustasime tegelikult alles hooaja keskel, nüüd suve keskel, nii et tõenäoliselt selline järgmine hooaeg, suvine hooaeg on selline juba oluliselt suurema kliendiringiga. Kui sa enne ütlesid, et te näete potentsiaali oma Araabia turgudel, kuidas nemad reageerivad? Nemad olid väga positiivselt, võtsid selle vastu just selle poole pealt, et Araabia turule ka klassikalist eliksiiri, nagu sa ütlesid, on alguses väga raske müüa, neil ei ole puid, neil ei ole metsa ja neil ei ole kasepuud hoopiski, nii et seal päris palju tuleb nagu klienti harida, et mis toode see üldse on ja sellise natukene võib-olla meelelahutuse nagu fun poole pealt lähenedes on see isegi alguses võib-olla lihtsam. Kuidas te lähenete siis? Kuidas sa teed selgeks, et meil on need puud ja seal kasvab veel mingi asi ümber, kui tal pole puudki? Me oleme videomaterjali tootnud päris palju, et meil on ka nii-öelda Chaga film YouTube'is saadaval, kus me räägime selle loo ära, kus meil, kuidas see tooraine kasvab ja kuidas me oma ettevõttes toimetame. Nii et see kindlasti aitab, et praktiliselt kõiki nii-öelda selliseid müügi või müügikohtumisi me alustame selle poole pealt, see annab nii-öelda sellise pildi päris hea. Aga selle lõputöö teeb teie jaoks ikkagi ära see baarmen seal koha peal, kes peab selle kokteili kokku segama? No tegelikult on need ikkagi väga lihtsad joogid, et selleks eraldi baarmeni ei pea olema, et saame ise hakkama ja saavad meie kliendid ka hakkama, et see ei ole üldse nii keeruline. Väga äge. Mis selle teekonna peal kõige keerulisem on olnud? Võib-olla, ma arvan, et keeruline asi on veel ees, et tekiks järjest rohkem sellist teadlikku klienti, kes mõtlebki, et mida ma omale õhtusöögi või lõunasöögi kõrvale soovin juua, et ta siis klassikalise karastusjoogi või mahla või vee asemel ütleks, et aga ma tahaks nüüd midagi huvitavat kokteili. Ideaalis see võiks olla siis Chaga kokteil. Ehk siis, et te peate nüüd selle pika ringi tagasi tulema, et ühelt poolt poest alustasite ja lõpuks te tahate sellele samale jaeklilindile õpetada, et tema peaks kokteili kodus tegema, mitte et ta läheb baari ja tellib sellise ülimalt ägeda, väga spetsiifilise asja. Ma arvan, et see sobib mõlemaks, et Chaga eliksiir võiks olla igas kodus just selles mõttes, et saab teha endale oma külalistele jooke ja samamoodi siis teadlik tarbija saab seda ka restoranist tellida. Mis teie protsessi käigus muutma pidite? Mis te alguses arvasite, et läheb nii, aga tegelikult läks hoopis naa? No nagu ma rääkisin, et see idee oli natukene nagu teise nurga alt, et ja me siis nii-öelda jõudsime välja selleni, et meil ei ole ka nende jookide pakendamiseks selles mõttes nii-öelda sellist eraldi liini ja sealt me siis nii-öelda jõudsime selle idee arenduse käigus nii-öelda mokteilidele, et pakume olemasoleva poolt. Ma ütleks, et see on võib-olla kõige suurem muutus. Kohe tegelikult ka, alguses tegime eestikeelsed materjalid, kohe tegelikult läksime ingliskeelseks, nägime ka, et tegelikult eksporditurgudel võiks ka sellel kindlasti huvi olla. Kui me rääkisime nüüd ennem ka riskidest, et enamus meist on suhteliselt kehvad nagu kõiki riske adekvaatselt hindama, mis teie jaoks kõige suurem risk oli? Võib-olla, kuna meil toode oli valmis ja olemasoleva tootebaasi, siis kõige suurem risk kindlasti see, et me ju tegime teatud nii-öelda aja ja energia rahakulutused kogu sellesse programmi, et YouTube'is me lõime päris palju videosid, kuidas neid tooteid valmistada, nii-öelda reklaammaterjalid, et see pool, et see on kindlasti investeering, mis nii-öelda võib klassitada ka riskina. Kui palju te nägite seda, et see on hästi lihtsalt kopeeritav? Sellise kontseptsiooniga loomulikult, kes hästi tahab ja teeb seda oma toote põhjal. Me
niivõrd ei pretendeeri sellele unikaalsele mõttele, et teha alkoholivabasid mokteile või kokteile, vaid pigem sellega, et chaga eliksiiri sellisel kujul, meie chaga eliksiiri sellisel kujul kasutada. Et seda on suht raske kopeerida, tuleb öelda, et me oleme teinud maailma mõttes sellist uuringut, et chaga eliksiir sellisel kujul, kus on siis ka ravimtaimed, mahl ja siis musta pässiks eliksiir, et selline kombinatsioon tegelikult, me ei ole leidnud võrreldavat toodet. Okei. Kui nüüd mõelda, et seesama 3-aastane tsükkel nagu peaks paika ka teie äris ja ütleme, et nüüd oli see selline aasta number 1, kus sa ütled, et me tegeleme kokteilidega ja laiendame või mokteilidega ja laiendame inimeste arusaamist, kuidas seda toodet kasutada. Mis siis nagu 3 aasta pärast peaks juhtuma? Mis see järgmine pööre teie äris võiks olla? Raske öelda praegu. Kindlasti on seda vaja ka ise juhtida, et ise tekitada. Et selles mõttes küll, et me nagu ettevõttes murrame päris palju pead selles suhtes, et mis on meie see pipeline ettepoole. Nii tootearenduslikus mõttes ideid on paberil, kõik ei ole veel küpsed või aeg ei ole küps või meie ei ole küps, aga pigem on see, et sa nagu paberil ja meeskonnas pead kogu aeg selles suunas tööd tegema. Et kas või siis ka koguda seda tagasisidet, kas kliendid oleksid valmis, kas turg on küps juba või mis konkurendid teevad, et aga selline nagu ettepoole vaade peaks kindlasti olema ja ma tooksin välja kindlasti nagu meeskond peaks seda ühtsena tegema või nii-öelda, et see ei ole ka 1 või 2 inimese või juhi või omaniku roll. Väga nõus. Ma just mõtlen seda, et sellistes, kuidas ma ütlen, trendiärides, eks ju, ja toidutööstus on kuskil seal vahepeal, et natuke nagu trendiäri ja natuke ei ole ka. Et siis tihti seal see parim õppimine olnud ju see, et ära muretse kopeerimise pärast, mine edasi. Et niikuinii kopeerivad, kui me teeme mingit ägedat asja, meie tugevus on see, et me suudame juba järgmise ja ülesjärgmise sammu välja mõelda ja mitte ainult seda, kuidas seda eliksiiri kuhugi panna, vaid ka seda, kuidas sealt, ma ei tea, pulbrit teha või ma ei tea, mis iganes asja teha, gaasi teha või midagi muud seesugust, mida sa saad veel mingil muul moel kasutada, eks ju. Et ma arvan, seesama nagu valdkonna laiendamine on hästi, hästi äge. Ja nüüd mu viimane küsimus on see juba, kuhu sa tegelikult jõudsid, et seesama inimeste kaasatulek, et ma saan aru, et see teie arutelu selle kohta, et tuleb madal hooaega tasandada, see toimus ikkagi juhtide tasemel või te sellistesse aruteludesse kaasate nagu laiema tiimi? Ja kuidas inimesed sellega kaasa tulid, selle väga laia mõttega? Õnneks meil ei ole sellist, on endiselt nagu startup-ilik lähenemine, et ei ole nüüd juhid ja teised töötajad, et see oli ikkagi nagu tiimitöö ja praktiliselt kogu nii-öelda selline meeskond mõtleb meil kaasa sellistel küsimustel. Nii et kui suur teie meeskond on, kes kaasa mõtleb? Meil on kuskil kuni 20 inimest suurusjärk, aga ütleme selline tuumikmeeskond, ütleme 10-15 inimest nendega, kellega me siis igapäevaselt kontoris töötame. Ja see on nende kõikide arusaamine ja selge mure selles suhtes, et kui suvel on inimeste tervis hea, siis nad eliksiiri ei taha ja kõik saavad aru, et see murekoht tuleb ära lahendada. Selle ideega olid küll kõik kaasas, jah. Aga no nagu ma ütlesin, et mõnes mõttes ka idee mahamüümiseks olid ka sellised, nagu kas või positiivsed üritused, et kutsusime baarmenid, kõik said tegelikult neid professionaalide tehtud jooke, need meeldisid kõigile, et see mõte hakkas nagu lendama läbi selle, et natuke on vaja sellist sisemüüki ka teha, et me küll nagu tagant suruma ei pidanud, aga see kindlasti aitab kaasa. No jaa, aga sul alati vaata see idee ei ole kokteil, mõnikord võib olla midagi muud igavamat ka, et ma ei tea, teeme koera toitu või midagi muud seesugust, mida sa ei saa niimoodi proovima panna, eks ju. Väga lahe. Mulle tundub, et me oleme sealmaal, et teha sellest vestlusest kokkuvõte. Ehk siis, et Janek tegelikult kinnitas üsna palju asju, seda sama muutuste tsüklilisust ja seda, et kaasa haarata terve tiim, seda, et kui alguses kõike pildi pealt ei näe, pole hullu, tuleb edasi liikuda ja julgelt selle protsessi käigus õppida. Ja toetuda siis trendidele, infole, mis on, aga pigem siis liikuda ikka edasi ja mitte jääda ära ootama. Nii et aitäh sulle, Janek!
aitäh! Ja nüüd meie oleme oma ajalt sealmaal, et mul on esiteks meie kuulajatele 2 palvet. Need palved on pisut erinevad, sõltuvad sellest, kus te olete. Kui te olete siin saalis, siis olge kenad, täitke ära tagasisidelehed. Meil on plaanis teha üks väike loosimine ja teie vahel loosime me välja ühe ajakirja direktor aastatellimuse. Nii et täitke ära ja hetke pärast ma korjan kokku. Need, kes te nüüd veebis olete, siis veebis olge kenad, seal chatis on teil link, mille peale vajutage, täitke ära küsimustik ja kuna teid on tõenäoliselt oluliselt rohkem kui meid siin saalis täna ja praegu, siis teie vahel loosime me välja ühepäevase Marketingi Instituudi koolituse. Nii et olge kenad, tehke seda praegu. Ja nüüd, kui te olete nende inimeste hulgast, kes osalesid meie bakalaureuse ja magistritööde konkursil, siis loen ma ette võitjad ja nüüd kuulake tähelepanelikult. Kõigepealt hakkame pihta turunduse teemadel. Turunduse bakalaureuse töövõitja on Sandra Sander, kes kirjutas töö teemal Comparison of Estonian American Politicians Marketing Communication on Facebook. Väga aktuaalne teema, võrdles suurepäraselt seda, mida teevad Eesti poliitikud Facebookis, mida teevad Ameerika omad, väga hästi süstematiseeritud, kui keegi kandideerib valimistel, siis olge kenad, lugege läbi, saate aru, mida ja kuidas postitama peab. Nii et Sandra, suurepärane töö, aitäh selle töö eest. Turunduse magistritöö võitja on Anita Jürson, kes kirjutas töö teemal taimsete lihaasendajate tarbijasegmendid Eesti näitel. Jah, me räägime täna toidust ja me räägime taimsetest lihaasendajatest võiks rääkida ka, küll aga selle töö suurem väärtus on tegelikult see, et ta väga selgelt katab ära peatüki, mis on eestikeelses turunduskirjanduses väga halvasti kaetud, ehk siis kuidas turgu segmenteerida. Ja see on see asi, kus enamus turundajad kobavad pimeduses, sest nad ei saa aru, mis pilt seal on või mis pilt sealt välja vaatab. Nii et minu meelest suurepärane töö, kindlasti tasub kõikidel lugeda, kes tahavad seda teoreetilist poolt selgeks saada ja kellel siis toiduhuvi on, siis võivad seda veel juurde õppida. Nii et suurepärane ja aitäh, Anita! Juhtimise bakalaureuse töö võitja. Ja juhtimise bakalaureuse töö võitjale annab siis stipendium välja Invicta, meie tütarettevõtte, ja see läheb Varje Anveltile. Ja Varje kirjutas teemalt tööandja bränding töötajate liikumisel suurettevõttest mikroettevõttesse. Ka väga oluline teema, me täna seda väga ei puudutanud, aga kindlasti oluline ja kaasajane, nii et Varje, aitäh sulle! Ja meie viimane võitja, kelle ma välja kuulutan, on siis juhtimise magistritöö võitja ja see auhind läheb Kerli Otsusele, kes kirjutas COVID-19 pandeemia mõju töötajate vaimsele tervisele ning töötajate ootused tööandjale vaimse tervise edendamiseks. Nii et selliste pealkirjadega, aitäh Kerli, see oli väga huvitav lugemine. Kõik need tööd, millele jaoks meil on vähegi avaldamisõigus, avaldame me ka, või mitte ei avalda, aga lingime ajakirja direktor koduleheküljelt. Nii et kui need tööd tundusid huvitavad ja tahate teada, mida ägedat sellel aastal meie üliõpilased kirjutasid, siis tulge lugema, sealt on nagu väga palju väärtuslikku kaasa võtta. Ja nüüd, kas meil on olemas tagasisidelehed? Jaa, me korjame kokku tagasisidelehed ja kohe loeme siit pealt ka võitja nime. Ja sellega saamegi lõpetada ka pidulikult oma selle sessiooni ülekande. Ja lõpetuseks veel, kui teie hulgas on keegi, kes arvab, et turundusest ja juhtimisest võiks midagi rohkemat teada, siis võite rahulikult meie juurde kooli tulla. Ja kui teie hulgas on keegi, kes tegeleb toiduainesektoris, siis sellel aastal on meil hea meel rääkida programmist Ekspordivägi, kus on toiduainesektorile tasuta koolitused teemal, kuidas paremini eksportida. Nii et olge kenad, võtke ühendust, tulge ja saame kõik kogenenumaks ja targemaks. Aitäh! Nii, Janek, ole Fortuna! Oota, ma võtan laiali ka, muidu sa võtad siit kõige pealmise ja on nendel teistel, kes ennem täitsid, kurb meel. Nii, palun.
nii, ja meie direktori tellimuse saab Martti Juse. Aitäh teile! Aitäh selle eest, et olite, aitäh Janek! Väga huvitav ja inspireeriv lugu. Mõelge kõik, mis see seenekokteil teie ettevõttes on? Mis võiks see järgmine muudatus olla, mis teid järgmised 3 aastat kasvada aitab? Ja kohtumiseni juba järgmisel korral ja järgmistel koolitustel. Kena päeva!